Tere päevast! Siin on vaimse tervise nõuande nurgakene iseenda heaks ja täna tutvustan sulle ühte meetodit, mis on iseenesest siis loovmeetod ja loovkirjutamise meetod. Ja see kannab pealkirja või selle teema pealkiri on siis 5 sõna lugu. Selleks võta pliiats ja paber ja pane kirja 5 juhuslikku sõna, mis sul pähe tulevad. Pane need kirja. Siis edasi, kui need on sul kirja pandud, moodusta nendest sõnadest jutt, tervikjutt, kus kõik sõnad on kasutatud loomulikul viisil, et moodustuvad laused ja kokku moodustub üks terviklik jutt. Ja miks see harjutus on vajalik või mis see harjutus siis sul teha aitab, et selle eesmärk on siis arendada loovust piiratud võimalustega. Ja selle tulemus on siis see, et see õpetab paindlikku mõtlemist ja seda, kuidas ühendada siis pealt näha ebaloogilised asjad üheks tervikuks ja selle tulemusena sünnivad siis humoorikad lood, mis tõstavad ja parandavad sinu meeleolu ning kasvatavad sinu enesekindlust. Kui sa teed seda harjutust ühe korra läbi, ja see sulle meeldib, siis ma soovitan sulle, et tee omal sõnade pank, võta üks mingisugune purk või kauss või korv ja kirjuta erinevate paberilipikute peale sinna sõnu. Ja kui sul tuleb selline tunne, et sa tahaksid seda 5 sõna lugu kasutada, siis lihtsalt võtad sealt 5 sõna ja hakkad seda juttu kirjutama. Et nii on nagu need sõnad kõige neutraalsemad ja sa kuidagi ei eelhäälesta ennast nende jaoks. Aga samamoodi sa võid tõmmata kuskilt kaardipakist või võtta ajalehest mingisugused 5 sõna, näiteks pliiatsiga märgid ära või niimoodi lased pliiatsil kukkuda, eks ole, ja siis vaatad, et millise sõna peale see täpikene tuleb, et siis seda sõna kasutad. Et need on mõned meetodid, kuidas siis oma loovust ja oma ettekujutusvõimet aktiveerida ja sealjuures parandada oma vaimset tervist, tundes oma tegevustest rõõmu. Ilusat päeva sulle ja rõõmsate kohtumisteni!